tore näha, et olete siiani huvitatud sellest kanalist. Aprillis minu katste istandusest veel marju ei saa, aga see-eest on palju töid, mida peaks aprillikuu jooksul tegema, selleks, et suvel ja sügisel saaki saada. Selles videos näitan, kuidas käib vanade varte lõikamine, uute varte sidumine, jääkide likvideerimine ja väetamine. Nende kõikide kohta olen ma teinud ka õppevideod, aga teooria on teooria ja praktika on praktika. Head vaatamist! On 2. aprill aasta 2022. Siin kasvab peenral vaarikas polka, see on remontantsort, mis tähendab, et esimese aasta vartel annab ta saaki hilissügisel, teise aasta vartel annab saaki tavalisel ajal ehk siis suvel. Kuna see saak valmib sügisel nii hilja, siis sügisene lõikus jäi sellel peenral tegemata ja seepärast tuleb teha nüüd lõikus kevadel. Ja kuidas seda remontantsorti lõigata? Kõigepealt tuleb selgeks teha, milline on esimese aasta vars ja milline teise aasta vars. Esimese aasta varre tunneme selle järgi ära, et ta on hargnemata ja tema ladvas on ära õitsenud õied ja sügisest jäänud marjad. Aga vars on täiesti elus, siin on pungad külgedel, nendest pungadest kasvavad külgharud, nende külgharude peal hakkavad siis suvel tulema nii õied, lehed kui ka viljad. Kuidas ära tunda teise aasta vart? Teise aasta varre tunneme selle järgi ära, et ta on hargnenud. Tal on külgharud ja kuna ta on juba saagi ära andnud, põhimõtteliselt on ta surnud ja sellest ei ole mitte mingit kasu. Ja kuidas me lõikame? Lõikame nõnda, et teise aasta varred lõikame kõik ära. Ja võimalikult madalalt, et see tüügas ei jääks siia hallitama ega mädanema. Esimese aasta vartega peaks tegelikult ette võtma ka hõrendamise. Esimese aasta varred tuleks ära lõigata nõnda, et jooksvale meetrile jääks kuskil 15–20 vart. Aga kuna siin on alles istutatud peenar, taimed on veel väikesed, nad ei ole veel palju tütartaime andnud, siis hõrendame neid esimese aasta varsi ei hakka. Ainu, mis me teeme, lõikame ära ladvas olevad sellised puhmad, kus on ära õitsenud õied, halvaks läinud marjad, lehepudi, et kõik selline asi, mis võib hallitada ja haigust levitada. Ehk siis kokkuvõttes, teise aasta varred lõikame kõik välja, põletame ära, esimese aasta vartel lõikame ära selle õied ja marja tupsu, mis üleval on, ja kui need kasvavad liiga tihedalt esimese aasta varred, siis esimese aasta varresi hõrendame nõnda, et jooksvale meetrile jääks 15–20 taime. Ja see ongi tänase päeva töö. Nii, nüüd on aiakäärdega oma töö ära teinud. Teise aasta varred on välja lõigatud ja esimese aasta varte otstest on ära lõigatud närbunud marjad ja õied.
praegu tundub see peenar küll hõre olevat, aga kui suvel kasvavad siia lehed külge, õied ja marjad samuti, siis see hekk on tegelikult päris tihe. Ja mida ette võtta siis nende välja lõigatud vartega? Soovitan need ära põletada. Põletage ära ja kasutage tuhka väetamiseks. Mõned inimesed küll püüavad komposteerida kõike, mis iseenesest on ka võimalik, aga siin tekib probleem, et kahjurid võivad hakata komposti kaudu levima. Lisaks tavalisele kärpimisele ja harvendamisele tuleb põõsastest välja lõigata ka ebahariliku kujuga vaarikavarred. Vaarikavarre ei tohiks hargneda nii, nagu see siin on juhtunud. Tal võib midagi viga olema. Kas tal on mingi haigus sees või on putukad sisse talle pesa teinud. Ja siin on isegi näha, et selle koha peal on mingisugune kummaline paksendus. Arvatavasti on siin mingisugune viirushaigus tegutsenud või on hoopis putukavastne talvituma tulnud. Igatahes need on sellised asjad, mis tuleks ära lõigata ja ka ära põletada. Siin on veel varred hargnemata, aga samamoodi on näha mingisugune kummaline ebanormaalne paksendus. Ja samamoodi selle varrega ka. Need ei ole normaalsed vaarikad. Vähe sellest, et need tuleb välja lõigata, need tuleb ka kindlasti ära põletada. Sest kui selline asi komposti panna, tähendab seda, et järgmine aasta saame lihtsalt rohkem kahjureid. Nii et kuidas selle kohta ilusasti keskajal öeldigi, tuli suuremaks. Ja kui vanad vaarikavarred on ära lõigatud, mis nendega siis teha? Üks võimalus on muidugi komposti panna, aga sellisel juhul peab olema 100% kindel, et need varred ei sisalda mingisuguseid kahjureid, mingit putukaid, hallitust, seeni ega muud sellist. Sest vastasel korral, kui te panete nakatunud asjad komposti, siis te pärast selle kompostiga levitate lihtsalt nakkust ja kahjureid. Ja seepärast kõige lihtsam moodus, põletage need vanad varred ära ja see tuhk, mis alles jääb, seda saab kasutada väetamiseks. Niisiis, vanad varred on ära lõigatud. Mis edasi saab? Mis veel on sellest teha? Järgmine töö on uute varte kinnisidumine. Esilega tundub, et see on tühi töö. Varred on niigi tugevad. Nad ei lähe ümber, aga see on alles praegu niiviisi. Hiljem tulevad nendest pungadest viljavarred. Kasvavad külge lehed, õied, viljad. Muutuvad tunduvalt raskemaks ja ka tuul hakkab neid hoopis rohkem mõjutama. Ja need varred võivad täiesti vabalt ära lamanduda. Ja selleks, et seda juhtuks, tuleb need varred siduda tugede külge kinni. Ja painutame nad kahele poole, mis on vasakul poole, vasaku nööri külge, mis on paremal poole, parema poole külge. See on selle jaoks vajalik, et uued varred, mis siit maast hakkavad tulema, saaksid kasvada ülesse ja vanad varred neid ei varjutaks. Ja kuidas see käib? Kõige lihtsam moodus, võtta jupp nööri ja siduda lihtsalt vars toe külge kinni. Senikaua kui on sillukene katseistandus nagu meil siin, selline käsitsi sidumine konti eriti ei murra. See võtab küll aega, aga ei ole hullu. Kui kunagi aga peaks tulema suurem istandus, hektarid suur, siis niivis ükshaaval sidumine loomulikult ei toida enam. Ja siis tuleks osta väike klambrilööja, millega on võimalik varsi lüüa kinni selle toe külge. Umbes samasugune asi nagu sellised klambrid, mis leivakotte kinni hoiavad. Aga senikaua, kui istandus on väike, piisab täiesti sellest, kui kasutame nööri. Ja nüüd teooria räägitud, ei ole mitte midagi muud, kui läheb sidumiseks. Nii, ja nüüd on selle peenral varred üles seotud.
Need on noored taimed. Kõiki varsi ei saanud siduda, nad ei ulata kõik siia trossini, aga enamus on seotud. Pole hullu, järgmine aasta kasvavad taimed kõrgemaks, siis saab juba kõik varred ehk trossi külge siduda. Aga mis siit tuleb meelde jätta, on töötempo. See peenar on umbes 28 meetrit pikk ja varde sidumiseks kulus mul 26 minutit. Nii et üldiselt ma seon varsi üles tempoga 1 minut, 1 meeter. Ja miks see oluline meelde jätta? Sellepärast, et edaspidi kui tulete tööle oma meenraid hooldama, siis te juba teate ette, palju teil aega kulub. Kui palju aega kulub rohimise peale, kui palju kulub väetamise peale, kui palju kulub marjade korjamise peale. Ärge jääge mälu peale lootma, vaid kirjutage oma töötempo kuskil üles. Siis saate tunduvalt lihtsamalt edaspidi oma tööd planeerida. Ja kui kunagi istandus ka nii suureks läheb, et tuleb inimesi appi palgata, siis teate, kui palju inimesi on vaja palgata. Täna hakkan ma vaarikaid väetama. Aga tänase töö kohta tuleb tsiteerida ühte kirikuõpetajat, kes ütles, et ärge käituge minu tegude järgi, käituge minu sõnade järgi. Olen teinud varem ühe video väetamise kohta, kus ma räägin, kuidas tegelikult peaks väetama. Kahjuks täna ei ole võimalik teha nõnda, nagu ma seal videos õpetasin, vaid tuleb nii-öelda üle nurga natukene lasta. Milles on probleem? Esimene probleem on selles, et vara on veel. Taimed vajavad toitainet kõige rohkem siis, kui nad kasvatavad lehti, õitsevad või kasvatavad vilju. Praegu on taimedel ainult tilluksed pungad ja seetõttu nende toitainete vajadus on väike. Peaks natukene ootama väetamisega, aga kahjuks ei ole mul võimalik oodata, sest et mul on praegu puhkus ja sel ajal, kui taimed kõige rohkem toitaineid vajavad, pean ma tegelikult tööl olema. Ja seetõttu ma väetan natukene varem. Õnneks see väetus on granuleeritud, mis tähendab, et need graanulid lahustuvad aeglaselt, toitained vabanevad pikema aja jooksul. Ma loodan, et suve või kevade poole, siis kui need taimed rohkem toitaineid vajavad, nad saavad ikkagi need toitaineid siit mullast kätte. See oli esimene probleem. Teine probleem on selles, et mingil moel tuleks väetis ka mulda saada. Tuleks kuidagi mulda künda, aga nagu te näete, selle peenra pind on kaetud heinamultsiga ja siin kündmine või kõplemine on üsna keeruline ja seetõttu ma puistan lihtsalt graanulid siia maapinna peale. See on küll mõttes raiskamine, sest et osa toitaineid läheb niiviisi raisku, kui nad otse mulda ei satu. Aga midagi ei ole teha. Kunagi tulevikus, kui ma teen siia kastmissüsteemi, eks ma hakkan paremini väetama, siis saab tilkkastmissüsteemiga toitaineid taimedele otse kastmisveega koos anda. Nii, aga siis vabandused on ette loetud. Mis ma siis tegema hakkan? Tuleb siis väetis laiali laotada. Ja selle väetise norm on 50 grammi ühele ruutmeetrile. Kuna mul dosaatorit ei ole, siis ma pean mingisugusel muul moel selle väetise niiviisi ära jagama, et 50 grammi ruutmeetrile. Ja ma lähen asjal väga lihtsalt. Otsisin üles vanad lusikad, mida ma ei kasuta ja kodus kaalusin ära, palju üks lusika täis seda väetist kaalub. See väike lusikas, siia peal näiteks mahub 10 grammi seda väetist. Ehk siis ühele ruutmeetrile peaks panema 5 sellist lusikatäit, siis saab 50 grammi. Suurem lusikas, siia peale mahub 25 grammi. Ja seetõttu ühele ruutmeetrile 2 sellist lusikatäit ja ongi umbes 50 grammi olemas. Mis puudutab seda peenart, see on näha, et ta on umbes pool meetrit lai. Mis tähendab, et ühele jooksvale meetrile kulub 25 grammi väetist ehk 1 lusikatäis. Ja see siis ongi tänane ülesanne. Anda taimedele väetist ja nii see saak tuleb.
nõnda, saidki selle kuu tööd tehtud. Mida ka maikuus tuleb vaarikate nimel teha, sellest on juba järgmine video. Kohtumiseni!